võitsid alustajate lahkuda, sellepärast et võistlus vähemalt ikka ei luba teil seal seda sõitu vaadata. Niimoodi, teine start tänasel päeval, kokku on veokite eelsõite täna üldse 12 ja see start oli vale start. Nii et tuleb kordusele see start. Ja kohe sellest ka asi number 3, see on siis Saaremaa omamees Uloligi. Ja nagu te näete, sellest stardist kõige parem äraminek on sellel mehel, siin ei ole veel kiilasjääd väljas, siin on lund, sellepärast kumid haakuvad tsipa paremini maa külge kui 3 teise konkurendi, seda oli näha eelmises stardis ja seda oli näha ka sellest.
natuke uisakäki mitte väheks jagada, aga pigem on kõige tähtsam, et siis saame vähemasti öelda, et muidu on midagi tükk lasta. Siis uisujuhtsus ka pidada korraga. Tuleb pool üle nurga lõigata. Siis läksid kolm sõpra, kuhu viis nende tee. Siis läksid kolm sõpra, kuhu viis nende tee. Hei!
võta must lipp, võta napakas, kohe ütlen numbri, võta must lipp. Rajalt tuleb masin, mis sa pead maha võtma. Rajalt tuleb masin, mis sa... Oota natukene, ma ütlen kohe numbri, oota natukene. Ja kui ta on, siis ta on 11 taha, siguli. Seesama Ivo. Siis mingit 10 sekundit ei ole, vaid tuleb 3 start. Kuidas siis sünnipäev nüüd? Ei, ma nagu mõtlesin, sa ikka hästi ületanud tuli ja üldse siiski autod liikunud. See on siis see sõit, mille pärast teemehed, kes rajal on, putitavad koos oma mehaanikutega tihti õhtuti vabast ajast oma võidusõiduautosid, matavad sinna sisse raha, sellepärast et lihtsalt sõita võidu ja noh, igalühel on lihtsalt oma hovi. 6 ringi. Mehed on praegu esimesel ringil ja liidrikoha õivas, nagu ma siin eelnevalt ennustasin, Amuremmel ja vaadake hästi, 3. rajast teisele kohale sõitis ennast praegu selline mees nagu võrukas Lauri Keerov. Kuid jah, Saaremaa mehed on praegu päris ees otsas selle sõidu alguse, vähemalt esimese ringi järel. Niimoodi nüüd on 2 juhtinud saaraste käes ja mis on ühe tiimi mehed ka veel. Priit ehitab korra, kusjuures Kogulasse ilmselt klassi juhtu. Nii et Pannese võiduroo peale sugugi mitte tundmatu, samas Rain Teras ei ole veel võidurooga maitnud ja tuletab meile nii palju, et viimane klass on siis Rain Terasel mõttes finaalis jäi silmi otsa ja Teras lubas, et just ütleb natukene sõitsa, juba oli Keslumaagi täis ja keegi viskas laine ka, kui ta seda rallid oleks teinud, siis su isa oleks pärast peksa saanud. Viimadiks Teras Raimoni Priit Kevikus ees sõitudes stabiilselt paar sekundit ikka igas sõidut parem. Praegu seda vahet ei paista küll. Kuidagi nagu Teras tagasi sõitvad, aga autod on praegu väga tihedalt koos. Ja just nimelt siin kurvides, nendest 2 esimesest kurvis on üsna tihti viimasel ringi. Sõidu rütmuni jääb 4 ringi, nii et 6 ringi. 6 ringi selles finaalis tuleb sõita ja saarlased on praegu suida hästi esimest, sellepärast et taksik juhtimine ja vahe järgnematega kasvab, sellepärast et ei tea, kas on number 18 Võruamet 7 talikas konkurentidega natukene jäänud jalgu pidama, aga igatahes praegu kollased maailma maameeste autod murravad jõudsalt konkurentide teed.
Viimaseks saab finaalpoole käel ja Priit Liblik on endiselt juhtpositsioonil ja oma edu suurendanud, aga Terasraide ma nüüd küll ei näe. Viimaseks teisest kohast tõstis Terasraide aastaks oma võistlejate taha. Ütleme seda lõpu poole. No nii, ma usun, et päris paljud juba mõtlevad, et kui Liblik on mingisugust totakat viga ei tee, siis peaks tal see võit nagu enam-vähem taskus olema. Aga rada on libe. Nagu te teate, äkki mis Terasele juhtus, et Teras nüüd punnitab seal mulus Eesti meistriga, Marek Luhteinaga ja surus natukene Luhteina nüüd küll sinna rajaperve, aga Luhtein jääb endiselt tiibli kohale. Nüüd keeras Luhtein spiliti ette Terasele. Võimaliks. Kaks autot rajal praegu seisab, aga Priit Liblik sõidab jõudsalt oma selle etapi võidu poole ja ma ütlen veel, kui ta finišeerib esimesel, siis ta läheb automaatselt Eesti meistrivõistluste ringliidu. Number 8 selle autohoolis on Ahti Pähi ja Terasraid selle sõitu teiselt kohalt nii hästi alustanud on praegu viimane. Viimaliks Priit Poiss tuleb nüüd siis oma selle aasta esimese võidu poole, kindlasti loodab, et see jääb viimaseks, aga seda näitavad kõik järgnevad krossid on jäänud veel viimane kurv ning kui ta selle hästi võtab, siis ta võib juua võidušampust. Teine koht praegu seda hoiab Võrumees ja ka Võrumees saab šampust juua. Ning ime, võimalik esikoht oli Saaremaale, teine koht läheb Võrumaale ja kas ka kolmas koht tuleb Saaremaale, selle saab vastusi kohe lähemalt 10 sekundi jooksul, sellepärast et kolmanda kohal tuli viimasesse kurvi Saare Voolamees Kalle Peab ja võtab Pronksise koha. Pronksise koha. Ja niimoodi, selle sõidu favoriidid on praegu jäetud parematest kohtadest ilma. Terasrain mõtles, et viimases kurvides vahendab asja ära, läks ühest oma konkurentsist mööda ja üritab praegu mööda minna ka viimases kurvis enda kurva poolt oli küll päris äia surumine, et Teras lõpuks suutis siiski oma selle eelviimase koha säilitada. Võitis selle Saaremaa omamees Priit Liblik, teine oli Võrumees Peeter Tarikas ja kolmas Saaremaa mees Kalle Peab. Viimaliks Priit Liblik. Esimene, teine, kolmas koht, neid oodatakse siia. Auhinnad on välja pannud aktsiases Sõõsel Foods ja teine koht, Võrumaa mees Peeter Tarikas. Peeter Tarikas, aplaus! Ja ka talle auhinna šampus ning kolmas koht jälle Saaremaa omamees Kalle Peab.
nüüd mehed kasvavad teid märjaks. Pärast saavad emad kodus riided pesta. Veokite parimad Priit Kridik, Peeter Tarikas ja Kalle Pea ning nüüd ootab meid kõiki ees sõidukite võistlus ning ka seal tõmbas sa kalt kinni või? Panseri? Ära pane käi, noh praegu on. Ei, ma ei... Mul pole siukest tasku. Ei. Kõik arvavad Tõrvast Jootsalu, kui Lasne Soorsiks koguni Ala Hitser, tema läheks siis koolust
Alo Hintser ja Margus Jannes, kuid Holsbergile ja Nohvrile on see esimene kord siin tegusid teha. Nurmsalu mees, kes kõik võitnud, on ka seda krossi juhtimas. Krossi ala kõige kiirema mehega ja ka autod on väga kiirem. Kael Kutsar teine sõidab, siis on oma vana hea vahetanud samal ajal. Kolmas on Alo Hintser, kes veel, ma mäletan möödunud aastal sõid seal Volkswagen Golf ja ta liigub palju kiiremini kolmandal kohal. Ja seda rallimeestele Harri Rükkiralli kiitus. Ma arvan, et ma mälu ei peta. Ja nagu mind jah meeldatakse, sõidabki seesama mees, kes siin Margus Jannes ralli sõidab tuleval nädalal Rootsi rallile, mis on siis MM-võistluste etapp ning kuhu meie Eesti ja üks kohe hops, enda on ju tema praegu liidu vahel. aga eriti seisma vahel Margus Jannes ja otse. Rahvas, telekavõitja on meil ka kohal. Ai, tuli hoopis vale mees. Viimadiks meistrivõistluste esimene etapp sõidukitele, nagu näete, on läbi. Selle võitis Toomas Nurmsalu, teine oli Kael Kutsar ja kolmas vaatamata viimase hetke tohutule pingutusele ja siis ka Alo Hintser. Ja neljand on, nagu näete, Margus Jannes, 5. Kalju Holsberg, ning 6. kohapunktid saab kirja, siis number 23, Urmas Nahval. Fotograafid, palun. Võistluste peakohtunik härra Kipast annab võitjakarik üle ja
korraldajad Argo Tass andis siis muud audud. Teine koht. 2 mees, kellel on Eesti meistritiitlid, on siis seisvad siin au tasustamisperjastaril ja Tubli Mai! Ja. Halo! Halo! Halo, me oleme sinuga! Hurraa! Fotograafid, palun! Tegutsege! Mitte lahti ei käi! Ei ole me. Pudelitel on punnid peal! Vano inte. Minu musiga sul vinger on väike vest. Toomas Nurmsalu esimese etapi võit, ilmselt see tähendab seda, et alus jällegi üldvõiduks on pandud või kuidas ise arvate? Nojah, joo ta nii on. Kuidas ise nüüd tänast sõitu konkurente hindate? Ei noh, konkurente on palju juurde tulnud, siin on ligi 6-7 masinat on nüüd tulnud juurde veel, kes eelmine aasta ei sõitnud ja need golfid on tegelikult päris kõvad tegijad autod, ega nendega kerge ei ole, aga noh, ma arvan, et siin minu võidupant ei olnud vast mitte niivõrd selles võimsas mootoris, kui veel selles, et siin kõik kipuvad juba treeningute ajal võistlema ja keeravad autod siin sõlme, nii et noh, ma suutsin vast seda lõpuni hoida korralikuna ja siis õigel ajal kiiresti sõita. Öeldakse, et poolel teel hobuseid ei vahetata, nii et Porsche läheb ja ilmselt on see auto see, mis Toomas Nurmsalu on juba ükskord Eesti meistriks viinud ja jätkate ikka sama autoga. No jah, selle autoga on nii, et sellest ei ole mõtet rääkida, Porsche on maailma parim auto. Kui tehakse kunagi parem auto, siis võib-olla hakkan mõtlema, jah. Aitäh, täna õhtul sport Eesti Televisioonis. Võib lugeda kogu krossipäeva korda läinud. Ja nad ütlevad mulle varem kolleeg väga targalt, et supil on alati paksem osa põhjas, nii et need, kes enne nagu suppi võtsid, need said selle pealmise vedeliku, aga põhjas on paks ja kohe läbi saavad selle pärast, et esimesed võtatajad sellest viimane sõidust kokku. Selle superkossi saadi sõidab. Mart Aaber, Volkswagen
tiigrist juhtav võitleja ja kolmandat kohta. Seda ei tea, kes on kolmandaks saab, sellepärast et hetkel on selle veel küll Honda tiigriku sõitev. Jah, paistab, et Honda tiigriku võitleb Raul Rahuaja tulebki kolmandaks ja neljanda kohaga peab Lehtna. Borges